Järvamaa kaarmiitingu esimesed vigursõidud olid täiesti klubisisesed ja need toimusid meil Mäos bussiterminalis vastavalt saadud kohapealse loa tõttu. Aga ütleme niimoodi, et kui sa teed seda pisikesele alal, siis paljusid see asi nagu ammendab ja selle tõttu oleme liikunud nüüd siia Väätsale, kus me praegu oleme, Väätsa agro territooriumil. Et siin on, ala on piisavalt suur, et igale etapile luua igati erinev ja huvitavam rada. Rada on tehtud piisavalt tehniline, kuid samas ka nauditav. Raja tähistaks olema kasutanud täiesti tavalisi plastiktünne, et kui keegi isegi oma autoga sinna pihta läheb, siis ei tekita see autodele kosmeetilisi ja ka suuremaid kahjustusi. Kuigi iga tünnipuude on karistus, ajaline trahv ajale juurde. Sari on eelkõige mõeldud kõigile noortele, et tulla ja harjutada siin oma sõiduoskust ja saada kogemust juurde. See üritus vägagi hea ka tavaautojuhtidele ja samuti on vägagi hea see paljudele rallisõitjatele, et saaksite tulla kunstlike takistuste läbimist veel paremaks lihvima. Terve raja ulatuses käed olid tööd täis ja et sükene takistustest möödumine ja natukene ikkagi iga sükene libeda sõiduga läbitud meeter-kilomeeter annab nagu natukene ikkagi sõidule juurde. Täna ütleme, kuna sai tuldud täiesti siukse tavaautoga, nagu siukse vigursõidu põhimõte on, siis täna lihtsalt oligi tunda oma autot, kuna need kaasaegsed on ju neid kontrolli asja täis ja siis tuli lihtsalt leida seal siukene kuldne kesktee, et esimene voor ma proovisin nende ilma kontrollideta, teine voor proovisin kontrollidega ja kolmas voor siis proovisin natukene rahulikumalt ja tegelikult ütleme siukene natukene rohkem kontrollitud sõit tõi ajas nagu hoopis paremat edu. Rada oli huvitav, et selles suhtes, et ta ei ole selle vigursõidu moodi, mida vigursõidu võib-olla silmas peetakse, kuna kõik on libe ja talvised olud, aga igal juhul tasus tulla, et kõigil oleks nagu väga kasulik siia tulla, kas või talvised sõiduoskusi natuke lihvima ja parandama ja kogemust saama, et igati tänuväärne üritus.